Ahoi! Astusin praegu just lehmakoogi otsa. Aga selles pole probleemi, sest mul on natukene teised moodused, kuidas positiivset meeleseisundit hoida. Tere tulemast inspiratsiooniblogi Nipinurka. Olen Harald ja täna vaatame koos, kuidas tänulikkuse päevikut pidada. Lähme vaatame lähemalt. Ma vaatan peeglisse selleks, et mõista, milline ma tegelikult välja näen. Kuidas aga näha seda, mis tegelikult minu sees on? Kuidas näha seda, mida peegel ei näita? Üks moodus selleks on päeviku pidamine, kirjutamine ja läbi selle mõistmine, millised mõtted minu sees tegelikult uitavad. Vaatame lähemalt, kuidas seda päevikut pidada, et enda tõelist olemust tundma õppida. Õhtuti, kui ma magama lähen, lülitan arvuti välja, üleliigsed asjad välja, võtan käsile enda päeviku. Päevik on siis selline raamatuke, kus ma iga õhtu kirjutan midagi sellist, mis mind sel päeval kõnetas, mis oli minu jaoks oluline. Näiteks kirjutan üles 3 täna tehtud asja, millest tasub ka homme rääkida. Või kirjutan kõige selle kohta, mille üle ma enda elus tõeliselt tänulik olen. Või kirjeldan detailselt ja rikkalikult enda ideaalset päeva tulevikus, seda, mida tõeliselt tahaksin elada. Või vaatan tagasi päeva sündmustele ja analüüsin, mida ma enda kohta õppisin või mida ma teinekord teistmoodi teen. Kui ma vaatan peeglisse, siis ma võin ju ise valida selle külje, millele keskenduda, mis mind edasi viib. Samamoodi on ka päeviku pidamisega. Ma võin ise valida need mõtted, mis mind inspireerivad.